Tere kõigile! Täna räägin teile natukene teistsugusest teemast, mida ma varem ei ole väga oma YouTube'i kanalil puudutanud ja nimelt ma räägin sotsiaalmeediast ja kuidas seda võimalikult teadlikult ja enda kasuks siis ära kasutada. Ma kindlasti ei ütle, et sotsiaalmeedia on halb asi, küll aga mulle tundub, et kuna see on nii sõltuvust tekitav, siis vahepeal me võime lihtsalt kuidagi sinna sisse ennast ära kaotada ja lasta sotsiaalmeedial enda elu üle võtta ja kasutame üldse sotsiaalmeediat niimoodi, et me väga ei mõtlegi, mis me seal teeme või millesse me oma aega panustame. Ja mina olen proovinud viimasel ajal eriti intensiivselt niimoodi sotsiaalmeediat teadlikult kasutada, vaadata, mis ma seal teen, kas see on tõesti see viis, kuidas ma tahan oma aega panustada, kas ma jälgin neid inimesi, kes annavad mu elule midagi juurde. Ja ma olen leidnud sellel teekonnal erinevaid nippe ja trikke, mida tahangi nüüd teiega jagada. Et kuidas siis kas oma sotsiaalmeedias olemise aega natukene piirata, kuna nagu me ilmselt kõik teame, siis väga lihtne on sinna sisse täiesti ära kaduda või siis ka nippe, et kui me kasutamegi sotsiaalmeediat, siis kuidas me seda teeme, et me saaksime sellest sotsiaalmeediast võimalikult palju enda jaoks kasu ja et me ei laskuks sinna, kus sotsiaalmeedia hakkab meid ja meie elu negatiivselt mõjutama. Nii et siin on minu 8 nippi. Number 1. Võtta notificationid maha. See on muidugi üks väga-väga ilmselge nipp ja ma usun, et seda ka paljud juba teavad, aga põhiline viis, kuidas telefon ja sotsiaalmeedia üleüldiselt meie tähelepanu tõmbab, on ju see, kui ta kogu aeg häälitseb või ekraan läheb põlema, ta tõmbab meie tähelepanu. Isegi kui sul on telefon pandud kõrvale, siis keegi kuskil midagi kirjutab, likeib, kommenteerib, mis iganes ja sulle tuleb kohe teavitus ja sa tahad selle telefoni järgi haarata. Ehk siis minul on näiteks sisse jäetud ainult kõnede ja sõnumite ja Messengeri notificationid, ehk siis, kuidas see eesti keeles on? Teavitused. Ja näiteks Instagrami teavitused ma olen juba ammu välja lülitanud, sest mul ei ole vaja iga kord teavitust, kui keegi minu pilti likeib või keegi mind followib või keegi midagi kommenteerib. Et siis, kui ma Instagrami otsustan minna, küll ma siis näen, mis on juhtunud. See on minu arust täielik elu muutev otsus, sellepärast muidugi iga kord Instagramis iga natuke saada, keegi likeib midagi või teeb midagi, kogu aeg telefon ainult põles. Ja muidugi on ka variante, näiteks, et sul tuleb häälteavitus, aga ei lähe ekraan põlema, et mine vaata neid teavituse seadeid, mis su telefonis on ja siis sa kindlasti leiad omale selle hea kesktee või hea viisi, et kuidas saada need teavitused, mis on olulised ja kuidas sa ei peaks nägema neid, mis ei ole olulised. Number 2. Unfollow. Jällegi ka võib-olla ilmselge, aga minu arust iga natukese aja tagant tasuks silma peale heita sellele, keda sa üldse followid Instagramis või kes on sinu sõbrad Facebookis. Ja mõtle läbi, et miks ja keda sa jälgid. Kas nad annavad su elule midagi kvaliteetset juurde, kas nad inspireerivad sind, kas nad on sinu head sõbrad ja sulle teeb hea tunde, et nendega ühenduses olla. Või siis nad panevad sind ennast teistega võib-olla võrdlema, mis sisemiselt tekitab väga ebamugavaid emotsioone. Võib-olla nad tuletavad sulle meelde mingisuguseid situatsioone su elus, mis ei ole üldse toredad ja sa ei taha neid meenutada. Ehk siis tasub üle mõelda, keda ja mille pärast sa jälgid ja mina umbes kord kuus proovin üle vaadata, keda ma jälgin, sest et ma ikka vahepeal võtan uusi inimesi juurde ja siis iga natukese aja tagant võib-olla kaotavad ka mõned kasutajad või inimesed väärtuse, keda ma jälgin, nii et seda tasub tihedalt teha seda protsessi. Number 3. Mute. Mute ehk siis eesti keeles vaigista, kui ma ei eksi. Seda saab teha siis nii näiteks Messengeris, kui sul on võib-olla mingid inimesed, kes sulle väga tihedalt kirjutavad, aga sa võib-olla ei viitsi neile vastata kohe või võib-olla mingid grupid, kus sa tahad küll osa olla, aga sa ei taha iga kord kuulda, kui seal käivad need tilinad. Ma arvan, et me kõik teame neid gruppe. Et siis sa võid lihtsalt selle mute'i peale panna ja sa ei saa iga kord neid teavitusi ja sa pärast saad lugeda, kui sinul tekib see soov ja aeg seda teha. Samamoodi, ma arvan, väga paljud võib-olla seda ei tea, aga võib-olla teavad ka, et Instagramis saab mute'ida nii storysid kui ka feed'i postitusi. Mina olen ka mõnikord teinud näiteks niimoodi, et kui on mingi kasutaja, keda ma muidu tahan jälgida, kelle feed'i postitusi näiteks ma tahan näha, aga storysid postitavad nii mega palju, et mina ei jaksa neid ära vaadata, siis ma story'd lihtsalt mute'in ja feed'i postitused jätan alles. Ja kui sa scrollid oma story'de lõppu, siis sa tegelikult näed ka neid oma mute'itud mullikesi siis seal, ehk siis sul on ikkagi võimalus vaadata, aga nad ei võta nii palju su tähelepanu. Number 4. Lülita active staatus välja.
Messengeris on siis selline asi nagu active staatus, mille saab välja lülitada. See on siis see, mis näitab, kas kasutaja on online või ei ole ja kui ta ei ole, siis näiteks kui tükk aega tagasi ta viimati oli online. Kui sa lülitad selle välja niimoodi, et teised seda sinul ei näe, siis sina ei näe teiste omi ka ja see on kusjuures ülihea asi. Sellepärast, et ma arvan, et me kõik teame neid olukordi, kus sa näiteks kirjutad kellelegi ja ta ei vasta, aga samas sa näed, et oled online, siis sa veits mõtled, et miks ta ei vasta, on ju. Või siis sama ma tunnen ise ka, et kui ma olen online ja keegi kirjutab, aga mul ei ole näiteks tahtmist sellega hetkel tegeleda, mis on ju jumal okei, sa ei pea olema kogu aeg saadaval ja kõigile vastama, siis ma mõtlen kohe selle peale, et aga ta ju näeb, et ma olen online ja mis ta nüüd mõtleb, see on nii nõme tegelikult, aga see, kui sa võtad selle aktiivstaatuse välja, siis täiega aitab, sellepärast, et sina ei pea muretsema teiste pärast, sest sa ei näe, kas nad on aktiiv või ei ole ja teised ei pea sinu pärast ka muretsema, et miks sa neile ei vasta. Number 5. Messengeri heli. Muuda oma Messengeri teavituse heli ära, see on nii lihtne ja see teeb nii suure vahe sisse, sellepärast, et kui on ütleme suurem seltskond ja kellelgi käib see Messengeri helin, siis üldiselt kõik hakkavad oma telefoni otsima, oma telefoni järgi haarama, et kellele nüüd kirjutati. Ja see tekitab kohe selles grupi dünaamikas, lõhub seda koosolemise tunnet, sellepärast, et kõik on kohe natukene ärevil. Kui sul on teine helin, siis sa kohe tead, kas sulle kirjutati või mitte, sellepärast, et minu kogemuse põhjal olen minas peaaegu ainuke, kellel on teine Messengeri heli, et üldiselt kõigil on see sama, see kõige standardsem ja siis on alati suur segadus, kellele kirjutatakse. Number 6. Jälgi ja piira oma telefoni kasutamist. Seda saab muidugi ka lihtsalt iseseisvalt teha, vaadata, kui palju sa telefonis oled, aga nii palju erinevaid toredaid äppe on selle jaoks loodud. Minul on näiteks Huawei ja minul on siia sisse ehitatud selline äpp nimega digitaalne tasakaal, mis siis näitab sulle, et kui palju, mis äppi sa kasutad ja samuti sa saad panna omale piirangud, et mis hetkel ta siis keelab sul neid äppe siis edasi kasutada. Samu asju saab kasutada ka arvutitel, näiteks ma tean, et selline asi nagu Freedom on arvutite jaoks, et kui sa tahad näiteks tööd teha ja keskenduda ja ei taha, et sa läheksid Facebooki scrollima, siis sa saad panna selle omale peale, panna ajalimiidid ja siis ta ei lase sul Facebooki näiteks avada, minu arust väga hea lahendus. Ning samuti mul on selline asi nagu ultraenergia säästu režiim, mis siis üldiselt kasutatakse, et akut säästa, aga mina panen selle tihti peale, et siis ma ei saa ligi üldse muudele äppidele kui ainult need mõned, mis ma olen valinud ja kuna see teeb nii ebamugavaks minul näiteks oletame Instagrami avamise, siis ma lihtsalt ei tee seda. Number 7. Kustuta äppe. Ja üks veel hea viis, kuidas enda jaoks ebamugavaks teha sotsiaalmeediasse mineku, on lihtsalt see, et kustutada need äpid ära. Näiteks kui mina olen mõni nädalavahetus mõelnud, et ma tahan teha oma nädalavahetuse näiteks Instagrami vaba, siis ma lihtsalt kustutan selle äpi ära ja kuna nii tüütu on ju minna ja uuesti alla laadida või see ei ole tüütu, aga ütleme, et sa pead selle jaoks olema rohkem teadlik, et sa seda teed. Et kui sul on see Instagrami äpp olemas ja sa lihtsalt mõtled, et ma lihtsalt ei kasuta teda, siis sul on nii juba kuidagi käe sees sinna minek, et palju raskemaks teeb see selle, et sa pead uuesti selle äpi alla laadima. Ja number 8, jätta telefon maha. Väga lihtne on telefoni mitte kasutada, kui sul lihtsalt füüsiliselt ei ole seda. Kui sa lähed näiteks õue või perega sööma, ükskõik kuhu, siis jätta lihtsalt telefon koju. Ja see ongi kõik, minu 8 nippi. Ma usun, et mõndasid neist te kindlasti juba teate, aga võib-olla mõned neist on ka teile uued. Andke mulle kindlasti teada, kui teil on mingid oma nipid siia nimekirja lisada või kui te juba midagi neist kasutate, jagage oma kogemust, kuidas see on teie elu muutnud. Ma loodan, et sellest videost oli teile kasu ja järgmise korrani. Tšau!